tere, mina olen Aron Nips ja täna me teeme Tinkercadis mustrilist taignarulli. Selleks avame siis uue disainimiseks töölehe, töölaua. Nii, et me saaksime seda teha, on meil vaja kõigepealt siis taignarulli osa. Taignarull on silindriline, võtame silindri, määrame talle siis suuruse. Taignarull on tavaliselt 70 millimeetrit läbimõõdus. Nii, 70. Ja kuna printer suudab meil printida kuni 200 millimeetrit, siis teeme ta siis natukese lühema kui 200 ehk siis teeme ta siis 160 millimeetrit kõrge. Nii. Kuna te märkate, et ta on kergelt tahuline ja siit saab tahkusid muuta, siis me muudame nii väheseks, kui saab 12 tahku. Seda on meil esialgu vaja. Nii. Mina soovin teha siis Tallinna Ülikooli logoga. Selleks siis otsime Tallinna Ülikooli logo. Tallinna Ülikooli logo. Otsime pildid ja leiame siit sobiliku Tallinna Ülikooli logo. Meil on vaja logo, mis oleks siis vektorgraafiline ehk siis faili laiendiga SVG. Valime selle, salvestame selle, salvesta nimega. Ja Tallinna Ülikooli logo, salvesta. Nii, nüüd võtame Tinkercadi lahti ja impordime Tallinna Ülikooli logo. Nii, ava ja import. Nüüd kulub mõni hetk, sest see importimine võtab mõne hetke aega ja nagu me näeme, on meie logo päris suur. Nii, vajutame sihtklahvi alla, siis me säilitame proportsioonid ja saame ta viia päris pisikeseks. Nii, seejärel võtame temast kinni ja lohistame töölaua peale. Nii, kuna meil oli läbimõõt oli 70 ja tahkusid on meil 12, järelikult ühe tahu laius on meil, mis ta siis on, umbes 17 millimeetrit. Ehk siis meil on mõistlik teha, et selle logo laius oleks siis natukene väiksem kui 17. Jälle siht alla ja vaatame, et see meie logo laius läheks. Paneme ta 16 millimeetri peale umbes. Nii, see oli üks osa. Aga niipidi pannes seda logo sinna peale, siis tuleb taigna peale muster tagurpidi. Järelikult meil tuleb ta saada siis peegelpilti. Võtame ta siit nurgast kinni, vajutame sihti alla ja viime ta teistpidi. Teeme tema siis umbes 16 millimeetrit. Vaatame, tule nüüd. Nii, 15,9 on päris hea. Okay. Nii, mis nüüd veel? Ma nihutan tema siis töölaua peale. Kuna tema kõrgus on natukene liiga madal, siis see võiks olla üks 6 millimeetrit kindlasti, sest me peame pärast natukene serva ära lõikama. Võime ta 6 ja enter. Nii. Samas meie silinder ehk taignarul on püstises asendis, siis me peame oma logoga keerama püstisesse asendisse. Võtame kinni ja keerame ta siis 90 kraadi. Oleks kena, kui me saaksime täpselt 90. Nii, 90 kraadi. Kui me teda nüüd natukene vaatame, siis ta on meil allpool töölauda. Klikime tema peal, toome ta siis töölauast natukese kõrgemale. Nii. Ja nüüd me saame teda tõsta siia külje peale. Aga vaadates seda, et ta ei ole meil ühegi küljega täpselt tasa, siis me peame teda veel keerama.
nii, no nii, võtame tükis kinni ja hakkame keerama. Noh, palju meil on vaja keerata? 90 on risti, aga see pind on meil, iga selle pinna nurk on meil 30 kraadi, sest 360 jagatud 12 on 30, järelikult esimene värk on siis 90 miinus 15 ehk siis 75 kraadi on 75 kraadi. Nii, nihutame nüüd tema siis siia mis on siis meie taigmarulli keha siis peale. No me peaksime teda nihutama niimoodi, et ta natukene upuks siia ära. Nii, vaatame, et ta oleks meil enam-vähem keskel ka. Noh, vaatame, tuli ja läks siis pinna sisse. Selge. Nüüd teeme temast siis duplikaadi ülevalt. Ja siis saame seda nihutada duplikaati. Seda duplikaati siis meil tuleb hakata siis kogu aeg keerama. Peame teda keerama siis 30 kraadi, võtame siit kinni. Täpselt 30, mitte rohkem ega vähem. Nii, 30 kraadi. Ja nüüd saame teda uuesti viia siia pinnale. Kuna ma ei taha, et need logod oleksid ainult siin ühes servas, siis tõstan teda natukese ülesse poole. Vaatan, et ta mul siit liiga kõrgele ja liiga servale peale ei läheks. Panen ta siis siia. Siis kontrollin seda, et ta mul oleks pinna sisse läinud ja vaatan, et oleks enam-vähem keskel. Nii. Ja nüüd ma kordan seda protsessi. Märgin ära, teen duplikaadi ja tõstan siia kõrvale. Nii. Ja järjekordselt võin ju 30, enter. Ja siis tõstan ta uuesti siia pinna sisse. Noh, nüüd tundub, et ta on liiga üleval. Paneme ta siis siia kuskile keskele. Nii. Tundub, et ei läinud päris vastu. Liigutan teda siis natukese siis siia pinna sisse. Nii. See, kuna ta on natukese üks sees või vähem sees, see hetkel ei mängi suurt rolli. Ja siis kordan seda protsessi jälle üks duplikat, tõstan ta eemale, keeran 30 kraadi ja enter. Ja liigutan järjekordselt siis pinnale. Ja loomulikult järjekordselt nihutan teda siis ülesse või allapoole vastavalt sellele, kuidas mulle tundub, et on sobilik. Kontrollin, et oleks pinna sees ilusti ühe külje peal. Nii. Tundub ilus. Järjekordselt duplikaat. Nägid, see läks nüüd millegipärast kohe õige nurga all. Aga tõstame ta siis siia kohta, kus ta mulle jälle meeldib. Teen temast jälle duplikaadi ja lähebki järjest automaatselt. Oih, nüüd läks paigast ära. Control Z-iga saab alati käskluse tagasi. Valin siis oma õige jupi ja tõmban ta siis järjekordselt siia allapoole. Vaatan, et ta oleks ilusti minu töö sees. Tundub, et nüüd läks pinna peale. Tõstan teda siis natukese niimoodi, et ta läheks pinna sisse. Nii, mis edasi? Tundub, et oleks võinud natukese nihutada, eks ole? Et 1, 2, 3. Nihutame seda siis natukese allapoole. Seda ka veel kord allapoole. Aga nüüd läks vale asi. Control Z. Märgin õige asja. Ja nihutan seda natukese allapoole. Niimoodi.
see läheb jälle natukene ülesse, tõmban natukene uuesti alla ja panen selle uuesti siia üles. Kontrollin, et see oleks niimoodi paigas, nagu mulle sobib ja teen järjekordse duplikaadi. Nihutan seda siis järgmisele pinnale. Tundub, et see millegipärast ei keeranud. Keeran seda siis veel 30 kraadi. Ahah, läks valele poole. Noh, siis tuleb panna miinus ette ja kuna ma valesti keerasin, siis panen -60 enter ja läks samale pinnale, nagu ta mul vaja on. Kontrollin, et ta läheks materjali sisse ja nihutan jälle allapoole. Niimoodi. Tundub, et hakkab looma. Teeme siis veel paar korda. Kordamine on ju tarkuse ema. Märgin ära, teen duplikaadi. Pani juba õigesse kohta. Väga armas. Natukene pean nihutama, et läheks täpselt sinna, kuhu ma soovin. Ja et läheks materjali sisse natukene. Tundub, et tuli jälle välja. Nii. Noh, paar korda siis veel. Märgin ära, teen duplikaadi. Lohistan uuele pinnale. Keeran jälle. Mis siis oli? -30, jah? Läks valesti. Paneme siis 60 kraadi. Oh! Nii. Tundub, et on õige. Nihutan ta siis siia pinna peale, pinna sisse ja liigutan jälle ülesse poole. Tundub, et on hästi. Vaatan üle, et tundus, et see võiks olla natukene allpool ja tundub, et natukene oleks ta võinud olla siin keskemal. Pärast peab üle korra kõik kontrollima, et kõik need asjad mul on veel jäänud mõned pinnad ehk siis kokkuvõttes 3 pinda. Nii, märgin ära, teen duplikaadi, lohistan järgmisele pinnale. Keeran siis 30 kraadi. Tundub, et läks õigesti. Nihutan pinnale. Selle eelmise peaksin arvatavasti natukese allapoole panema ja selle ülesse poole. Nii. Mul on veel jäänud 2 pinda. Võtan selle, teen uuesti duplikaadi ja siis jälle keeran 30 kraadi. Läks millegipärast jälle valesti. Panen uuesti, panen siis juba -60. Nii, tundub, et läks õigesti. Oi, nüüd haarasin valest asjast kinni, Ctrl Z, eelmisesse kohta tagasi. Võtan ikkagi oma tähest kinni, tõstan ta siia pinna peale ja lükkan siis olulisel määral allapoole. Nii. Nii, ja nüüd siis veel natukene. Viimane tükk ka veel. Teen duplikaadi ja panen siia pinnale ja siis keerame siis teda uuesti 30 kraadi. Järjekordselt läks valesti. Noh, pole lugu, alati saab teha ümber miinus ja 60 enter. Nii. Tundub, et läks, aga ei ole pinna sees. Paneme pinna sisse. Paneme see vist ei ole ka pinna sees. Paneme ta pinna sisse. Nüüd vaatan siis kogu oma tehtud töö ilusti üle. Kas on selline, nagu ma tahtsin? Tundub, et ei jookse päris nii,
nagu ma algul mõtlesin, nüüd saan teha pisikesi korrektuure siis veel. Ehk siis tõstan selle natukese ülespoole, siis on see asi sümmeetriline ja selle lasen allapoole. Niimoodi. Paistab, et ei ole päris õige koha peal. Ei taha silindrit nihutada, tahan teksti nihutada, nihutan natukese teise suunas. Tundub, et tagumine serv tuli välja, järelikult ei ole veel pinna sees. Nii. Ohoh, käsi väriseb, ei taha õigesse kohta minna. Nii, läks pinna sisse. Nii, vaatan üle, järgmine on tehtud, kolmas ka tehtud, neljas tehtud, viies, et nad kõik oleksid kindlasti pinna sees. Tundub, et see tükk on endiselt natukene nagu paigast ära. Nihutan seda siis mõnevõrra. Nii. Vaatan, et olen rahul. Tundub, et kõik on ilusti pinna sees. Nii, natukene zoomin välja. Vaatan eemalt ka üle, kuidas mulle tundub. On täitsa olemas. Nii. Et see asi meil paigasti nihkuks, siis teen tema ilusti üheks grupiks. Märgin kõik ära ja vajutan üles grupiks. Nüüd tal kulub mõni hetk. Aga vist oli natukene vara grupiks teha. Panen ta ungroup. Ma tahtsin, et see silinder ei oleks enam mitte 12-kandiline, et oleks päris ümmargune. Panen, et tal oleks rohkem pindasid. Nii. Vaatan veel korra üle. Tundub, et sobib. Märgin ära. Ja nüüd teen grupiks. Nii, nüüd on üks grupp. Seejärel oleks meil vaja, et need logo oleks ühtlaselt väljas ja mitte väga palju. Nii, selle jaoks ma valin siit alt tuubi. Ja siis temast ma teen lõpuks hole'i, ehk siis ma võin ta kohe hole'i peale vajutada. Kõrgus oli meil 160. Aha, mitte laius. Teeme selle tuubi läbimõõduks siis 90. Ja teistpidi ka 90. Sest me tahame üleliigse osa ära lõigata. Nii. Ja nüüd paneme siis kõrguse ka ja kõrgus oli meil 160. Nii. Nüüd võib-olla on isegi hea, kui me võtame pealtvaate. Ja siis tõstame selle meile siia täpselt kohakuti. Natuke zoomin välja, valin ilusti pealtvaate uuesti. On näha, et ta lõikaks kõik asjad meil maha. Järelikult teeme seda natukese õhemaks. Nüüd on sein liiga õhukene. Teen teda natukese suuremaks. Paistab, et seda on palju. Liigutame teda täpselt paika ja siis teeme veel natukese õhemaks. Nii. Noh, et ta päris ümmarguseks lõikaks, siis ma võin temale ka panna neid pinna tükke juurde. Nii, nüüd me vaatame üle, kas ta hakkab neid kõiki silindreid lõikama. Sel juhul ta tekitab sellise punase juti. Aga teades seda, et see reljeef ei peaks olema väga suur, siis proovime seda natukese paksemaks teha. Ahah, me saame siia ilusti numbrilist väärtust ka anda. Noh, ma pakun, et võiks anda mingi 1,7. Nii.
kui me nüüd siit vaatame, siis ta igalt poolt lõikab seda teksti maha, et ta oleks ümmargune pärast. Nii. Eemalt võime vaadata natukene. Sullime endale sobiliku pildi, et lõikab kõiki siit pindasid. Nii, kuna ta lõikab kõiki siit pindasid, siis märgime jälle kõik ära ja teeme üheks grupiks. Nii, nüüd ta mõni hetk mõtleb ja siis ta teeb selle silindri ilusasti üheks siledaks pinnaks, et me saaksime taigna peal hästi teda rullida. Nii, kuna meil on tehtud taignarull sees täis, siis kulub meil printimisel väga palju materjali. Et hoida materjali aega kokku, siis me teeksime selle taignarulli sees tühjaks. Nii, võtame silindri, kuna me teame, et selle välimine läbimõõt, silinder võiks siis olla umbes 50 korda 50 ja siis kõrgus ka siis. Kõrgus võiks siis ka olla 160, et me saaksime teda sinna sisse asetada. Paneme selle kõrguseks siis 160 ja enter. Nii. Ja nüüd me saame seda nihutada siia sisse. Nihutame ta täpselt sinna keskpunkti. Nii, me võime pealt vaadata, kas läks täpselt keskele. Läks küll täpselt keskele. Niimoodi. Nüüd ta ei taha mul väga hästi seda kuvada. Ma korra lähen teisele lehele, tulen korra tagasi. Ei ole tarvi. Tal kulub natukene aega. Mis me võime teha? Me võime temast uuesti teha ühe grupi ilusti. Ahah, ta ei luba praegu. Või lubab? Hetkel ei luba. Aga põhimõtteliselt on meie töö nüüd valmis. Tal natukene kulub aega selleks, et see arvutamine, nende tekstide mahalõikamine ja sees tühjaks arvutamine võtab natukene aega. Siis las tal natukene võtab. Ma ei hakka seda siin videos meeletult pikalt ära ootama. Aga selleks, et me saaksime teda välja printida, siis me valime eksport, valime STL. Nüüd ta hakkab mõtlema meil siin, et valmistab seda detaili ette. Kui ta sellega valmis saab, siis lubab ta alla laadida ja me saame sobiliku printimisfaili, mida me saame siis printeris printida. Ja selleks siis tuleb meil mustriline taignarull, millel on siis TLÜ logo peal. Nii. Aga järgmises videos näitan, kuidas see detail siis prinditakse, siis kuidas me valmistame seda ette siis printeri tarkvaras. Kohtumiseni.